Martin Paasoja, tohin ma välja pakkuda, see on sinu emotsionaalsem hetk sinu karjääris. On mul õigus? No kindlasti, et praegu nagu emotsioonidest täiesti tühi, et nii füüsiliselt kui vaimselt, et nagu suurepärane tunne, et see nagu kogu see inimeste tahe ja soovid ja kõik on siia nagu kokku tulnud ja kui tähtis see on nagu Rapla inimestele, kui tähtis see on meile, kes me oleme seda juba mõned aastad soovinud, et see on nagu suurepärane tunne lihtsalt. Ma kujutan ette, siin hommik on veel nagu kõige magusam hetk veel, kui sa ärkad üles ja sul tuleb see hetk meelde, et me võitsimegi ja läheme finaali mängima, et see on nagu super. Tegelikult oli see hetk sulle ikka nii emotsionaalne, et esimese hooga silmis olid pisarad ja sa tegelikult ei olnud võimeline mul seda intervjuud andma. Nojah, et see ei ole häbi asi. No jah, see oli minu tunne, mis mul sees oli ja selles mõttes see oli ainuke asi, mis ma teha oskasin, ma ei suutnud kuidagi, ma rõõmutasin, aga see oli nagu tõeline lihtsalt emotsioonide puhang minus. Räägi mängust ka, midagi kerget selles ei olnud? Jah, et kuigi esimene poolega nagu ikkagi saime nagu täielikult enda mängu käima, et see oli nagu suurepärane, et kui meil õnnestumine tulid, siis nagu rahvas tuli kaasa ja me saime nagu täielikult enda mängu käima ja Rocki nagu suretasime täielikult ära, et teine pooleg me ei suutnud ikkagi nagu hoida seda vahet sellisena, et mis on nagu mingil mõttes loogiline ka, aga nad pidid nagu riske võtma ja need õnnestud, et kaotsime palle ja mitu korda, et kaasa arvatud mina, et see oleks võinud nagu väga kalliks maksma minna, aga läks nagu tõesti hästi. Kas need eksimused olid sellest suurest pingest ikkagi, see võidukohustus oli täna tegelikult täitsa olemas, sest järgmises mängus Tartus oleks juba väga raske olnud? Jah, kindlasti, et pinge ja väsimus ja kõik see kokku, et nad peavad riske võtma ja see nagu nendel õigustas mingi hetk, aga nagu me olime ikkagi vaheli esimese poole nii suureks tehtud, et me ikkagi nii ära me ei kukkunud õnneks. Oskad sa seda öelda, kui suur on see suhe 100%-st võidusse publiku poolt praegu, mis siin täna saalis oli? No ma protsentidesse küll ei oskaks minna, aga no tõesti esimesest hetkest alates, et kui me teeme mingi hea liigutuse, rahvas on taga, teeme kehva, rahvas aitab meid, et see on nagu siin Raplas lihtsalt tõesti nagu uskumatu, et kõik on nagu omad inimesed ja kõiki sa tead, et kõik tulevad sulle soovivad õnne peale mängu, ja neile läheb see korda ka, et mitte nad lihtsalt ei tee seda viisakusest, et see on nagu tõeliselt äge. No oligi, tegelikult oli neid pisarates inimesi oli siin päris palju platsil täna peale mängu. No just, et ma ei tea, tund aega enne mängu oli saal enam-vähem täis juba, et see on uskumatu tõesti, mis siin Raplas sünnib. No mis... Ma tean, ütlesid, kuulsin, Martin, et sul on emotsioonidest, oled sa tühi hetkel. Ma ikkagi küsin su käest, mis vaated on finaalile? Ma ei saa seda küsimata jätta. Ma ausalt öeldes, mina ei ole veel kordagi finaalil nagu mõelnud, et ma praegu ka seda küsimust küsisin, et ma ei ole sellele mõelnud, et eks me peame minema, taktikal, ma ei teagi, mis me teha võiksime üldse, et lähme samamoodi ikkagi võitlema ja kodus meil on kindlasti nende vastu šanssu ja saame uuesti Kalevi spordihallis mängida, et on tore. Martin, viimane küsimus. Pronksi mängu mängivad Tartu ja Pärnu. Mõtted nende lahingu eel? Sa tead Pärnu meeskonda, tead Tartu meeskonda? Olete nii palju mängid nende vastu? No ma ei tahaks Pärnule haiget teha, aga kui Tartu ikkagi sellest ikkagi ära kosub, et siis temad peaksid ikkagi olema parem võistkond. Aitäh sulle, Martin, ja veidi peame pidu ka täna. Davai, teeme nii. Aitäh sulle, edu! Aitäh!